kell on ilusasti 2:30 saanud ja nagu kataloogis kirjas oli, siis 2:30 alustame võistlustega ja kõigepealt juunior händler võistlusega. Ning juunior händlereid hindab täna meil Maire Tõnurist Eestist. Ja me palume ringi noorema vanuserühma võistlejad number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 14. And Anita. Ja ringi number 5 oodatakse vanema vanuserühma juunior händlereid.
meie kohtunik on tänanud osalejaid, mõningaid, kes saavad ringist lahkuda koos väikese kingitusega, aga osad lapsed jäävad veel siia ja jätkavad võistlemist. meie kohtunik tänab veel võistlejad numbriga 11 ning võistlejad numbriga 14
ja 4 kõige tublimat juuniorhändlerit nooremast vanuserühmast on jäänud siia suurde ringi. Ning noorema vanuserühma juuniorhändlerite tulemused on järgmised. 4. koht Fourth Place võistleja numbriga H6 Nella Nemlander. 3. koht Third Place võistleja numbriga H9 Anna Ponomarenko. 2. koht Second Place võistleja numbriga H7 Bellarina Nurminen. 'Ning noorema vanuserühma võitja on täna võistleja numbriga H10. Ja kui meie suur ring on valmis, noorema vanuserühma 4 parimat on läinud oma auhindadega ringist välja ja pjedestaalid saavad valmis uute auhinnaliste kohtade jaoks, siis olemegi nii kaugele, et saame ringi kutsuda vanema vanuserühma juuniorhändlerid. Palun 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ning 30. Kõik vanema vanuserühma juuniorhändlerid on ringis. Praegu, kui teie ees vanema vanuserühma händlerid liikusid, siis kohtunik palus öelda, et see, mida ta kõige rohkem jälgis, oli siis see, et kuidas te oma koeraga seisma jäite, et kui te liikumast tulite, kui kiiresti, osavalt, hästi te suutsite oma koera nii-öelda peatada sellelt liikumiselt, mida te siin siis suures ringis tegite. Ja meie kohtunik on teinud esmasse finalistide valiku. Palun need, kes ei osutunud valituks, oodake üks hetk. Marge annab teile kätte väikesed kingitused, siis te saate rahulikult suurest ringist väljuda. Ja vaatame kõik koos, mis hakkab juhtuma siis välja valitud finalistidega. Mida meie kohtunik palub neil teha. Praegu vaatab meie kohtunik, kui kiiresti suudab händler oma positsiooni muuta. Koer peaks püsima vaikselt, ei tohiks ära liikuda sellest kohast, kuhu ta seisma on sätitud.
Nägite, kuidas üks rühm sooritas edasi-tagasi liikumist. Nüüd on järgmise rühma käes kord. Selle elemendi juures hinnatakse siis seda, et kas händlerid arvestavad teineteisega, kas nad teevad asju nii-öelda sünkroonselt. Ning vanema vanuserühma tulemused on järgmised. 4. koht Fourth Place, võistleja numbriga H19 Iiris Luik. Kolmas koht, Third Place, võistleja numbriga H15 Ekaterina Boiko. Teine koht, Second Place, võistleja numbriga H27 Svetlana Pavlova. Ja vanema vanuserühma võitja on meil täna võistleja numbriga H30.
tähelepanuks kõikidele tõu parimatele beebidele ja kutsikatele. Beebide eelhindamine toimub ringis number 5, kutsikate eelhindamine toimub ringis number 6. All best of breed babies, please go for the breed judging ring number 5, and all best of breed puppies, please go to the ring number 6. Ja juunior handler võistlusel on jäänud viimane jõupingutus, see on päeva parima juunior handleri valik ja me palume ringi kõigepealt noorema vanuserühma võitja võistleja numbriga 10 ning vanema vanuserühma võitja võistleja numbriga 30. Ja veel kord, kõik tõu parimad beebid, teid oodatakse ringis number 5, tõu parimad kutsikad, palun minge ringi number 6, nendes ringides toimub teie eelhindamine. All best of breed babies, please go to the ring number 5 and all best of breed puppies, please go to the ring number 6. Those rings are your breed judging rings. Ja esimene koht, kes on tänase näituse kõige parem junior handler? Tänane võitja on vanema vanuserühma võitja, võistleja numbriga H30 Laura Vlasenkova. Ja teise koha sai võistleja numbriga H10 Sirli Pütsepp.